tere, minu nimi on Sidney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Teate, ma harjutasin enda peas praegu väga mitu korda, kuidas ma üldse ütlen seda. Ma ei ole teinud videot väga ammu. Ma isegi ei mäleta, kuidas selline asi käib. Hea, et ma üldse seda kaamerat käima oskasin panna. Igal juhul, mitte kedagi ei koti see, kas Sidney teeb videoid või mitte. See põhjus, miks inimesed seda videot siin vaatavad, on see, et ma olen teada-tuntud Eurovisiooni ekspert, täielik muusikakriitik ja absoluutselt õigete teadmistega, kui teema keerleb Eurovisiooni ja Eesti Laulu lugude ümber. Väike siis sissejuhatus, kuidas see kõik siin toimima hakkab, kui te ei ole varasemalt näinud. Mul on siin selline väga ilus vihik, mis on olnud mu ustav kaaslane teisest Eesti Laulu videost saadik. Ma tegin siia vihikusse nimekirja. Meil on 4 kategooriat. Esimeseks kategooriaks on meh, ei aitäh. Mul on suva nendest lauludest. Ma loodan, et nad ei saa finaali. See on see kategooria. Siis on teine kategooria okeid. Ma mõtlesin küll, et äkki ma peaksin mingisuguse loomingulise nime panema sellele kategooriale, aga ei tulnud mitte midagi pähe. Kolmanda kategooria nimi on potentsiaali on, aga siuksed lood, mis mulle tegelikult väga meeldivad ja mis ma tunnen, et kindlasti võiks saada finaali, aga miski jääb puudu, et neid Eurovisioonile saata. Et nad oleksid nagu viimases kategoorias, milleks on võitja. Võitja kategoorias on mul 2 laulu, mul on 2 võitjat. Võiksime alustada. Panen oma klapid ilusti kenasti pähe ja me alustame siis kategooriast meh, ei aitäh. Alustame siis laulust, mis mulle kõige vähem meeldib. Tegelikult me alustame 2 laulust, mis mulle kõige vähem meeldivad, sellepärast et mina ei suutnud otsustada, kumb neist on halb. Alustame looga Linalak ja Bonzo. Kaugelt oled ilus, vaatan lähedalt sind veel. Mulle meeldib selle Mimmu ninarõngastu. Kuulan, kuidas kõigest räägid, kuulan salaja sind veel. See on nii ebamugav video ja see läheb ainult hullemaks. Ma nagu ei saa aru, mis see toimub. Kes nad üksteisele on? Ma ei taha, ma päriselt ei suuda seda videot rohkem vaadata, ma olen nii uncomfortable. Kui nad üritasid nagu müüa seda laulu kui mingisugust potentsiaalset, ma ei tea, armastuslaulu või et tore, we love, siis see ei töötanud, see ei toiminud, see ei tulnud teil välja. Nagu mitte mingit emotsiooni see laul ise minus ei tekita, välja arvatud, see video tekitab väga palju ebamugavust. Ma ei tea, mis nad laval siis teevad, kas nad ka istuvad ja näpivad üksteist, sest et kui nad teevad seda, siis ma ei lähe sinna vetsu ainult vetsupausile, vaid ma lähen, mul tuleb suust ka midagi välja. Teine, mis minu jaoks siis on seal täiesti lõpus, kes see kurat lasi selle üldse Eesti Laulule? Piiralt, salalik. Täiesti aus küsimus, ma arvan. Ja ma eeldan, et võib-olla teistel on ka selline küsimus. Kuidas on Viiralt iga aasta Eesti Laulul? Kellele nad maksavad, et nad saavad iga aasta Eesti Laulule? Ja ma juba ei viitsi kuulata. Meil on nii palju laule, ma ei viitsi oma aega raisata. Järgmisena Meelik, Tuju. See suitsupakk seal, slai. Mine mama koju, aga läksin hoopis poodi. See viisin pakiga noomi, su silmis soovning. Vaadake, minul on selline küsimus. Kuidas on Nöpp nii andekas ja nii successful? Ta teeb megakarjääri. Ja kuidas on juhtunud nii, et juba 2 aastat järjest tuleb ta Eesti Laulule täieliku jamaga? Ta oli eelmine aasta Eesti Laulul mingi salanime alt. See aasta on ta Meelikuga siin, Tujuga, Meelikiga. Bändiga Meelik. Ja jällegist, täiesti jamps. Ma ei mista. Need sõnad mulle meeldivad. Minu arust see on täiega kaval, et see laul on eesti keeles ja siis refis on see Do you know what I mean ja laulu nimi on Tuju. Do you know what I mean? See on kaval, see on hea. Aga üldiselt on suht kindel, et see jällegist edasi ei saa. Robin Juhkental, Kurbuse matused. See aasta, 1 päev enne siis seda Eesti Laulu start saadet lekkisid enamus lood, mis siis poolfinaalis on. Mina siis kuulasin neid ilmselgelt. Kui ma seda Kurbuse matused lugu kuulasin, ma ei mäleta, millal mul oleks viimati olnud nii ebamugav. Keha ei suutnud vastu võtta seda lugu, sellepärast et see, kuidas see muusika siin taustal käib ja kuidas need sõnad lähevad, see kõik on nii nagu messi. Ta on nii laiali, ta on nii nagu üksteise vastu käib. Või võib-olla ongi see, mille järgi Robin Juhkental siis läks, et ta oleks siuke nagu suhsu peas. Aga mul oli füüsiliselt ebamugav, ma ei saanud seda lekkinud osa, see oli mingi 2 minta, ma ei suutnud seda lõpuni kuulata. Siuke nagu ärevus on sees.
Need sõnad mulle täiega meeldivad. Kurbusematused on minu arust nii kuidagi ilusti öeldud, hästi lüüriliselt öeldud kurbusematused. Sa pead ikkagi sammata andekas laulukirjutaja olema, et sa oskaksid sükse asja kokku panna. Me oleme eelviimase loo juures, viimases kategoorias, milleks on Ellip Pretty Girl. Seda samamoodi, kui ma seda lekkinud materjali kuulasin, ilma videota, kuulasin seda äkki mingi 5 sekki ja ma panin ärast, ma lihtsalt ei viitsinud. Mul lihtsalt ei istunud see. Mulle väga meeldib see muusikavideo. Minu arust need kaadrid sellest Ellipist mega hästi teostatud, mega lahedalt teostatud. Ta enda nagu vibe siin terves videos on ka hästi siuke, et talle meeldib see, mis ta teeb ja ta usub sellesse, mis ta teeb. Ja läbi selle video mina suudan seda ka nüüd rohkem kui 5 sekundit kuulata, sest et ma näen, et inimene on sees selles, mis ta teeb ja minu arust see on alati väga oluline. Kui ma seda Eesti Laul Start saadet vaatasin, mulle väga meeldis ta iseloom. Tal oli hästi sarnane selline huumorimeel ja hästi sarnane viis asju kirjeldada nagu minul. Ma tundsin, et me võiks head sõbrad olla. Ma tundsin, et ma saaks temaga väga hästi läbi. Energia on väga matchiv ja Ellip, kui sa tahad kunagi hängida, siis ma oleksin väga down. See tundub väga lahe. Ja viimane siin selles ei aitäh kategoorias on võib-olla natukene controversial. Võib-olla mõned paneksid teda kõvasti madalamale, võib-olla mõned kõvasti kõrgemale. Merlin Unicorn Vibes. Mind väga huvitab. Kuhu teie paneksite Merlin Unicorn Vibes loo? I can bring you the rainbow, bring you the stars. I can show you the highest, tell me what you want. I can catch you wherever and find you where you are. I can fulfill your dreams and give you high and feels. Sellega oli samamoodi, kuulasin siis neid lekkinud laule ja esimesed asjad, mis ma üles kirjutasin lihtsalt puhtalt loo põhjal, oli, and I quote, Nicki Minaj, küsimärk, Estikale mitte, aga ta üllatavalt bänger. Siuke öösel kimad autoga üle kiirust ja see käib auksist. See oli mu esimene emotsioon. Sometimes in the moonshade there is something better for you. You see it, you feel it. Turn on the unicorn vibes. Vaadake, see pre-chorus osa on bänger. Kui sa ei näe videot, see siit bängib. Ma ei kujuta ette ka, mida ta laval tegema peaks, et see ei oleks Mad Joe Kendry. Laul üksinda, tal on mingisugust potentsiaali. Ta on nagu veits camp. Oodake, ma lasen teile oma lemmikud kohta siit laulust. Me liigume nüüd edasi kategooriasse okeid. Siin me alustame looga, millega ma ei olnud kindel, kas see läheb nüüd siis siia okeid kategooria lõppu, kõige madalam okei, mis olla saab, või ta läheb siis sinna esimesesse kategooriasse, et ja ei aitäh. Aga ma panin ta siiski okeidesse ja ma kohe põhjendan miks. Mia üks samm korraga. Vaadake seda videot, palun. Kuidas ma ei suuda, Nüüd. kas olen rongis ma jään, peeglis vaid mine. Oodake, see läheb nüüd paremaks. Vaadake neid seal taga nüüd. Ma tunnen, et see laul inglise keeles toimiks kõvasti paremini kui eesti keeles. Hetkel eesti keeles koos selle videoga ta on lihtsalt cringe mu jaoks. Palun võtta üks samm korraga ja naudiga. Teate, mis ma ütlen selle laulu kohta? Selline laul, mis Elmari raadio tussu väga märjaks teeks. Aga see on täpselt see laul, mis tuleb Elmari raadiost. Täpselt selline laul, mida Elmar kuulab on mingi meil on uus hitt. No ei ole esiteks. Aga see on täpselt siuke laul, mis töötab Elmaris. Ja see oligi see põhjus, miks ma ei pannud teda oma sinna kategooriasse, oli see, et ma tean, et Elmari raadio sööb selle loo elusalt ära. Nad lasevad seda siis, kui ma jõululauas maal oma sugulastega kuradi piparkooke teen. Sellel on Elmari potentsiaali. Aga that's about it. Järgmine lugu. Neoletteris ja Maiko Tokimeki. Selle ümber oli ülipalju haipi, sest et on jaapani keeles. Ta on minu jaoks sellise vibe'iga selline YouTube'i taustamuusika, mida DIY YouTuberid kasutasid oma hommikurutiinides. Nad tegid montaaži selle kohta, kuidas kõigepealt nad pesid hambaid ja siis nad läksid tegid hommikusööki ja see hommikusöök oli alati mingi granola bowl, kus on maasikaid ja varkaid ja kui ma viitsin, kui on caps lockiga, ma otsin mingi täpselt siukse klipi ja ma panen selle laulu taustale ja te saate täpselt aru, mida ma mõtlen.
selle laulu põhivõtmeelement, millega nad ise ka seda väga müüsid, oligi see, et see on jaapanikeelne. Aga see refrään, mis inimestel kõige rohkem meelde jääb, on inglise keeles. Ma juba ei mäleta ei meloodiat, ei viisi, ei midagi sellest salmist, vaid mul käib peas ainult see refi osa, mis on inglise keeles. Mis nojah, samas nagu tehniliselt on võib-olla hea lüke. Mulle see muusikavideo iseenesest meeldib selles mõttes, et erineb teistest. Ta on siuke lo-fi muss. Järgmisena Anett ja Fredi. Nad on tagasi. Sorry, I've been missing your calls. I don't wanna talk. See on hästi selline kindlale sihtgrupile suunatud laul ja no ma ei ole see sihtgrupp. Mulle meeldis nende eelmine lugu rohkem, millega nad viimati Eesti Laulul olid. Never meant to keep you in the dark. We're not good and I'm not gonna let you back in. Ei ole lihtsalt minusugustele suunatud. See on selline arenenuma muusikamaitse austajatele. Inger. I've been taking time, moving side by side with myself and then you arrive. Kui tuli see info, et Eesti Laulul on Inger tagasi, mul oli mega hea meel. Üldse no Inger on nii tore ja nii lahe ja mulle nii meeldib ta ja ma olin väga excited. Aga minu jaoks see laul ei ole mitte midagi erilist. Darling, go, let's face it, nobody can break it. I just keep on waiting, you waiting. See on hästi selline praeguse Ingeri stiilis lugu, mis on muidugi tore, et ta saab uut ennast ja uut enda muusikastiili siis Eesti rahvale tutvustada, aga ta on jah hästi selline praegune Inger. Võib-olla ootasin midagi sellist special nišiga Eesti Laulugu. Ta on täpselt see laul, mis ma tean, et ma saan, kui ma panen endale Ingeri loo käima. I'm dressing my heart, feels like I've been shot. Mulle meeldib su muusikavideo, see on fun, see fit on ülibängar. MLs on meil järgmine looga So Good, sulgudes At What You Do. I've been on the road for way too long. I've been singing every single song. Miks ta cursive'is laulab? I don't realize what you like, telling lies on the work you learn. Also, vahemärkus, miks on vaja laulule nii pikka nime panna? Miks ei võiks selle laulu nime olla lihtsalt So Good? Miks on vaja panna sulgudesse At What You Do? Kas te saate aru, milline struggle, kui ma pean üles kirjutama laulu, siis ma panen else So Good At What You Do. Väga esimese maailma probleem vaja. I don't miss you. I don't wanna be with you. Kes mulle meeldib? Don't you know that you're so good at what you do? Võib-olla ta on siuke grower, mida rohkem sa kuulad, seda rohkem ta sulle meeldib. Praegu ka ta meeldib mulle juba rohkem kui eelmise kuulamisega. Aga otseselt ta mingit emotsiooni ei tekita, aga ta pole halb. Et kui ta nagu raadiost oleks, ma ei keeraks ära teda võib-olla. Carlos Ukar ja ta Whiskey Won't Forget. Väike alkoholi promoganda. Tahtsin promo öelda ja propaganda samal ajal. I wonder if sometimes I still cross your mind. Does your mama ask about me? I hope she's doing alright. Mulle hästi meeldib see muusikavideo. Mega visuaalselt ilusasti tehtud one-shot video. Maybe I might have something you still need. See laul mu playlisti otseselt ei läinud, aga ta on niuke hea vahepeal kuulamiseks. 'Cause I'm 3 drinks in a whiskey, won't forget. Ja mul on Carlose üle ka mega hea meel. Mul on mega hea meel näha teda pildis jälle. Tundub hästi siuke siiras ja sümpaatne ja tore inimene. Ma väga loodan, et ta lavalisel poolel teeb midagi huvitavat. Ma kardan, et see tuleb selline, kus ta ongi, see oma kitarr on käes, mängib seda ja siis sama Pihvu, kes siin oli vahepeal, tantsib seal tema taga ja siis nad mingi amelevad seal vahepeal. Ma väga loodan, et see ei ole siukest. See on nii tehtud. See laul ise võib kadunuks jääda. Kui ta lava ei ole midagi silmapaistvat ja ongi see, et tal on kitarr käes ja mingi tumeda peaga mimmu lihtsalt tantsib seal, siis see on täiesti kaotatud potentsiaal ja kaotatud võimalus. Järgmisena Elisa Bad Philosophy. Väga 80-ndate vibe on see laulus. I've seen too many roadkills and drifters walk about. Ma olen nii palju halba selle loo kohta kuulnud, aga minul ei ole sellist emotsiooni. Minu arust ta on okei. Ta ei ole muidugi mingi eurokas, aga ta ei ole halb ka. Our love is like a bad philosophy that came over you, came over me. Ma muidugi ootasin võib-olla kõvasti rohkem, teades, et Stig Rästa on sellega seotud, et ma ei kuule seda Stigi touchi siin. When you told me you knew the way. Siin kaob tähelepanu juba poole peale ära.
Peachy kindlas laulu mulle meeldib. Okei, aga kuulge, meil on okei kategooria viimane laul, Kavi valik. Mulle väga meeldib see laul. Ma arvast see on mega bänger, aga tal ei ole Eurovisiooni potentsiaali. Ta on okei kategooria viimane lugu, lihtsalt sellepärast, et ta on fucking bänger. Ma seda ei saa palju lasta, ma saan copyrighti. Üle kormus ujub, mere siin olen pääsinud ja sellest ammud peale kere, yeah. Ta on hästi pop-raadiolugu, aga ta toimib. Hästi tihti on nagu see, et kui ongi mingi nagu megapopikas, siis ma mingi, no mida sa teed Eesti Laulul? Aga tema puhul on hea meel, et ta on Eesti Laulul. Mulle sobib see. Mind väga huvitab, et mis ta teeb lava peal. Ma kardan, et siit võib tulla üks siuke väike Maian moment all over again. Laul on fun, aga see lavaline pool tõmbab seda alla. Ja selle lauluga on nii lihtne teha jama laval. Ja ma loodan, et nad ei tee jama laval. Fingers crossed, bro. Ei tohi seda väga lasta rohkem, sest ma konkreetselt saan copyrighti ja see video võetakse maha. Mis ma veel tahtsin öelda on see, et tema puhul, kui ma seda Eesti Laulu saadet vaatasin, sa näed juba ta jutust ja ta olekust näed ära selle, kui väga talle meeldib see, mis ta teeb. Tema oli ka üks nendest inimestest, kellele ma tundsin, et ma pean kohe kirjutama, et mitte ainult on see laul hea, mulle meeldis isik. Tundubki nii sümpaatne inimene, hea inimene ja noor ka veel. Mul on üldse hea meel, et hästi palju noori see aasta Eesti Laulul on. Liigume meie eelviimase kategooriani, mis on potentsiaali on, aga midagi jääb Euroka jaoks pudu. Janek, House of Glass. Broken pieces laying on the floor. Can we just stop for a second? Don't even know what we are fighting for. What kind of game are we playing? Hästi ilus algus, aga tohutult lihtsalt kindla peale minek. See pre-chorus mulle meeldib. How many tears, how many scars does it take to know what we are? Lavaliselt ta peab väga midagi ette võtma. Selles suhtes, et ta lavashow ei saa olla nõrk. Ja seda sellepärast, et ta võitleb teiste ballaadidega nagu Sissi ja Aalika, kellel on juba nimi taga. Neil on tugev hea ballaad, aga neil on ka nimi taga, mis tähendab, et inimesed juba huvituvad rohkem ja juba hääletavad rohkem. Janek kunagi oli superstaris, keegi ei mäleta. Tal peab olema väga tugev lavashow, mis selle looga kokku läheb. Dying flowers on the windowsill. How did we let it go this far? On hästi siuke laul, mis emmedele peale läheb. Täiesti emmeded haipid. How can we find any reason fighting in this house of glass? No ta on hästi ilus laul, aga ma kardan, et Eurokal ta väga kaugele ei jõuaks. Ta sobiks küll poolfinaalidesse. Sissi, Lighthouse. Couldn't write music, cause you're in all of my songs. If I'd ignore this, then maybe you'd truly be gone. Sellel laulul on hästi ilus intro. No tõesti nii ilus. Stay in the past, never let go. Hold on to the place where we were for once more. You were my Mega ilus muusikavideo. Jakub Tuisk has done it again. couldn't write music, cause now there's shame in my song. Ta on täiesti europotentsiaaliga lugu, aga miski jääb puudu. Tal on mingisugune asi siin laulus puudu ja ma ei oska oma näppu selle peale panna, mis asi see on, mis puudu on. Eesti Laulul kindel top 5, kui mitte kõrgem, aga Eurokale jah, kahjuks ei saa. Aga ma tõesti nii ootan seda päeva, kui Sissi tuleb siukse bängeriga, et ta on nagu kõigist 100 kilomeetri kaugusel oma lauluga ees juba. Ta on juba seal Eurovisioonil kohal, me ei pea Eesti Laulu korraldamagi, sest ta laul on nii hea ja ma usun, et tal tuleb see päev. Andreas, why do you love me? There's a million reasons why you should have left me behind. Cause you're wasting all your time. Do I need to remind you? Nii ilus lugu, nii kaunis, nii ilus. All these thoughts in my head make it all such a mess. Nii But you fucking ilus. keep. Kuulake nüüd mu kõige lemmikumat lüürikat siin loos. If I were you, I'd hate me. Why do you still love me? Gorgeous. Ma ei julge rohkem lasta, sest ma saan copyrighti. Aga Andreas üldse on nii ilus hing, et ma loodan ja soovin talle ainult kõige paremat. Mul on hea meel näha häid inimesi tegemas asju, mis on head. Viimane laul siin kategoorias ja siis me läheme mu võitjate juurde. Oli Venom. Seda ma isegi natuke debate'isin, et kas ma paneks ta oma võitja kategooriasse. Ei pannud. What if I told you that I need you? Shadows underneath us. See on mega Linkin Park vibes. Kui sa kuulad Linkin Parki albumit ja nad teeksid selle loo, see sobiks sinna, see kuuluks sinna. See on täielikult Linkin Park. And ever since the day you came around, I'm a prisoner and there's nothing I can do.
see laul läks automaatselt mu playlisti, kui see välja tuli ja ma olen seda juba natukene liiga palju kuulanud. I only wish that you were my friend so I could hurt you in the air. Never since the day you came around, I'm a prisoner and there's nothing I can do, not a thing to get you out. Nii fucking hea! Ma loodan, et ta lavalise poolega ära ei rikku seda. You're the venom in my Äkki ma ikka paneks tema võite kategooriasse. Okei, oota, ma ei tohi seda rohkem kuulata, see on nii hea. Wouldn't mind, kui see võidab. Türa ma ise lebolt saadaks. Nagu lebolt mine sinna kuradi Liverpooli tee oma asja seal. See on sitaks hea lugu. Sitaks bänger. Megalt edu Ollile. Megalt sitaks edu. Aga mul on 2 lugu, mis minu jaoks on täielikult võitjapotentsiaaliga. Ma kujutan neid juba ette Eurovisioonil ja ma olen suhteliselt kindel, et üks neist läheb ka. Peet Veters, Monsters. I'm a child, I'm a boy, I'm a living freaking hell, and I'm a void who's addicted to a different kind of spell, but you know that I've been waiting here for you. Kust ma alustan? Kui ma esimest korda seda lugu kuulsin, see laul on mu kõige kuulatum laul praegu Spotify's. Natuke isegi liiga üle kuulatud mul juba. Alati, kui ma nagu panen mussi käima, siis see on esimene laul, mis läheb. No see on lihtsalt üüratult hea lugu. I'm not afraid of the monsters creeping in my bed. I wanna have them here and not inside my head. Kes see tegi nii hea loo? Kes see andis neile loa teha nii hea lugu? Üks asi, mis ma ütlen. Minu jaoks see muusikavideo natukene, nii natukene rikkus selle laulu ära. Ta tegi mu jaoks ta sutsu joke entriks. Haigelt hea. Vaadake, hästi tihti tehakse niimoodi, et kui sul on lugu, siis ta on nagu bänger, ja siis lõpp nagu veits vajub ära, on ju. See sitt bängib lõpuni, see bängib esimesest sekundist kuni täiesti viimase sekundini. See on kõik, mis peab ühes heas loos olema, on selles loos olemas. Ja ma on täiesti okei, kui nad lähevad Eurovisioonile. Ma tahan, et nad läheksid Eurovisioonile. Ma kujutan neid ette Eurovisiooni. Ma lihtsalt loodan, et nad selle lavashowga ei tee ennast nagu valdenamuse jaoks naljaks. Et ma kujutan ette, et nad on küll nendes samades kostüümides, millega nad siin muusikavideos on ja see on fine, nii kaua kuni muud elemendid selle ümber on ka head. Igal juhul, Peet Veters, super, aga meil on üks lugu veel ja ma olen suhteliselt kindel, et see võidab. Ma ei ole kunagi olnud nii kindel üheski oma Eesti laulu videos, alati need, mis minu topis on, et kunagi ei võida. Seekord ma olen, ütleme, et nagu 99,9% kindel, et Alika võidab Eesti laulu ära. Täiesti vääritult ka. Now I'm heading home to solid ground. Mul on juba külmavärg, see on nii ilus ja ma olen seda lugu teikuta ette ka kui palju kuulnud. Ja see muusikavideo on ka nii ilus. Selle loo arvustused lähevad hästi 8. On need inimesed, nagu mina, kelle jaoks see lugu on täielik võitja, saadke Alika ära juba, saadke ta Liverpooli. Ja siis on need inimesed, kelle jaoks see lugu ei tee mitte midagi. Et ma ei olegi isegi sükest vahepealset arvamust väga kuulnud ja ma olen väga palju selle loo igast hinnanguid ja arvustusi ja kõike kuulanud ja lugenud. Et ta ongi hästi selline kontrastne. There is always time to get back on track, tearing down the wall. Väike ukusuviste moment siin selle veega. Selle kohaga on ka see, mis on hästi paljude hinnang, et selle laulu läheb nii-öelda liiga kaua, et pick up'ida. Minule väga meeldib, et ta on siuke aeglane ja rahulik ja siis tuleb see ka veel siia otsa. Ja Alika hääl on nii ekstreemselt võimas. Kui juba seda laulu lihtsalt niimoodi kuulata, tekivad külmavärinad, siis kujutage ette, mis saab siis, kui ta lava peal seda laulab. Kujutage ette seda lõpunooti laivis. Palun kujutage. Te ei suuda kujutada. On suht kindel, et Alika läheb. Ja ma olen väga okei sellega. Ja ma olen väga valmis, et Eurovisioonil koha peal olla. Saigi läbi. Oligi fucking aeg. Ma olen täiesti üle rääkinud ennast. Ma arvan, et mul on aeg lõpuks natuke aega vait olla. Igal juhul. Ma loodan, et teile see video meeldis. Kui teile see video meeldis, kindlasti vajutage alt seda like nuppu ja andke mulle palun kommentaarides teada või Insta DM'is või ükskõik kus. Andke mulle teada, mis teie lemmik on. Näeme teiega järgmises videos ükskõik millal see tuleb. Follow mind Instas ja TikTokis.
ja siin ka pange subscribe, et siis äkki kui kunagi midagi tuleb, siis te teate ja midagi ennast ja fun ja on. Tšau, tšau, paka. Oli tore, head aega.